täna on hello guys, good morning või good afternoon. Praegu on juba tegelikult kell on 3 või 4 või ma täpselt ei tea, mis kell on. Täna on 1. mai ja see on suur püha, vaata. Kõik võtavad punased lipud välja, lähevad punalippudele paraadi vaatama, paraadi tegema. See on suur püha on see. Hästi, ta on juba peaaegu tähtsam kui jõulud. 1. mai. Et siis, no sul peab olema punane lipp olema, et seda tähistada. Mul ei ole kahjuks, mul on sinimustvalge lipp, aga noh, okei, see selleks. Mida ma teen nädalavahetusel või tähendab nädala lõpul, kui antakse üks päev vabaks 1. mai puhul, see on kui töörahvapüha, siis töörahvapühal tuleb teha tööd, on ju, ega siin ei olegi midagi. Näed, vaata, need on vaja ära saagida mul. Siia ma teen lõkke. Täna on tuulevaikus täielik peaaegu, siin ei ole mitte midagi. Siia teen lõkke. Seda riita, mäletad, see on mingist videost see oli. Siin on rohkem kui ruum on siin koos, et siin mingi, ei teagi palju siin on, aga siuke mõnus töö saab olema täna jälle. Soe on, täna on jälle soe päev. Kõige soojem päev üldse selles aastas, mis... siin on kivi. Ma ei teadnudki, et siin kivi on. Ju ma nägin eelmine kord ka seda ikkagi. Ma lähen kivi peale nüüd. See on see riit, mida me siin tegime, ladusime. Siin on need puud, mida on vaja tükeldada. Seal on igal pool. Seal on. Et sellised plaanid, hästi palju plaane on. Et ma päriselt ei teagi, missuguse video siit üldse kokku saab panna, et kas ma teen selle 9 või 8 või 3. Et mul on plaanis üks, homme on ju see teemäärad talgud ka veel, et selle päeva puhul siis tahaks nagu kasulikku midagi teha, ütleme omalt poolt anda siis kogukonnale ja üldse siia Ida-Virumaa Lääne-Servas, kus ma olen praegu, noh, ütleme Alutagusel ikka kõike, et anda sellele midagi tagasi, siis mingid plaanid on homseks ka ikka mul juba välja mõeldud. Ja praegu ma hakkan saagima, tegelikult ma teen lõkke vist kõigepealt, et ma teen lõkke sinna ja siis kui tuleb söögiisu, siis ma teen lõkke peal mingit asja. Mul on toitu on kaasas, on liha tegime, eile panime marinaadi ja siis on kana ja et ma äkki teeme seda asja lõkke peal võib-olla. Et sellised plaanid. Aga nüüd ma hakkan jälle saagima. Panen sae käima. Ma tõin auto siia ligemale metsa, et siis on need varustus on seal autos. Enamalt jaolt kõik mul. Vot, nii mõnus, hästi soe on täitsa, no vaata, homme on siis laupäev, täna on 1. mai ja reede, homme on laupäev, homme on alasti kõndimise päev ka veel, tähendab alasti, kuidas see oligi, alasti töötamise päev või alasti aias töötamise päev on see korrektsele, ma ei tea. Võib-olla siis kui siuke päev on, siis see tuleb seda tähistada ikkagi alasti, ma arvan, et ei ole. Ilm on super, vaata päike sirab siin Toomingas, vaata siin, kui ta Toomingas nüüd õide läheb, siis see lõhn on väga meeldiv, aga üldiselt mul Toomingad ei meeldi. Aga õite ajal on ta super ilus ikka.
Selline sissejuhatus. Päris pikk. Kuule, 5 minutit juba. Et hakkame midagi tegema. No niin. Tämä toinen motti on ihan tässä kasassa nyt. Että tämä ensimmäinen, mikä se oli, että pari viikkoa sitten tai jotain, kun mä tekin tämän ensimmäisen, että on nyt toinen myös. Ja että tegelikult tahaks süüa saada. Ma vist pean hakkama kana tegema. Mul oli siin üks maha kukkunud leppe. Ülemine ots on normaalne, kõik siuke ilus. Ta ei ole väga nagu peastanud, aga mida rohkem allapoole. Ma jõudsin kuhugi siiamaani juba. Ja vaata, siin on juba, seda ei ole nagu mõtet üldse enam saagida siin. Omadega kutu, ütleme nii, jääb siia loodusele, tulevad siia, kes seda iganes sööma hakkavad siin. Sellisega ei ole mul midagi teha. Aga vaatame korra nüüd ühte puud, mida ma lasin ju eelmine kord alla selle siin. Ja see puu on nii suur, et see on nagu reaalselt mingi ühes puus saab mingi, ma arvan, et äkki ruumiga või enam elementkiin. En osaa sanoa, että suomeksi paljonko tuolla voisi olla tätä sisua. No ei tea. Siinä on ikka korralikult see. Ta on alt nii jäme siin. Et kui ma seda nüüd tükeldama hakkan, siis sellega läheb mul ikka sitaks palju aega. Aga ära ma teen ta, ma arvan. Kui ma juba siin olen.
Siuksed mõnusad mängimised siin jälle. Meeste mängud on need, ütleme nii. Meeste mängud. Ja tegelikult ma tahtsin seda linnupesapakku lasta saega teha, aga ma hakkasin mõtlema, et no vaatame, kas kui ma siia jõuan, et ma nürin sae ära äkki, et muidu võiks proovida. Täitsa siit saaks teha sellest kohast. Praegu on raierahu ka ja teeks lindudele ühe väikse paku saega niimoodi kiiresti. Miks mitte? Aga ma hakkan tükeldama ülevalt otsast, et põmm, alla välja. Kui ma siia jõuan, siis ma vaatan, mõtlen. Et see puu on jah, siuke hiiglama suur siin, et jõhkralt suur ikka. Ja huvitav, eelmine kord ma see otsa vist põletasin üldse ära või? Jaa, aga nüüd ma tükeldan nad ära ilusti. Vaatame siis, mis saab. Tunda, kuidas see puu on ju metsakuiv ja kuidas see nürib saagi. Päris hästi on tunda kohe. Kuule, vägev linnulaul on juba. Öösel nad jäävad vaita. Tead, ma mõtlesin, et sellest suurest kuusest ma ei hakka seda pesapakku tegema, et ma lihtsalt nürin ketti selle mõistikle, et pikku pidi saagida. Et ma tükeldan selle lihtsalt ära nii-öelda siis tavalisse mõõtu. Ahju mõõtu. Ja ma näitan võib-olla siis seda pesapakku tegemist mõnes muus videos üldse, et panen siia nagu rohkem asju kokku ja kõik ei mahu lihtsalt ära selles mõttes. Ta on ikka vägev jäme on küll ikka see keskkoht siin. Jah. Alt on nii jäme lihtsalt, et see 15-tolline laipa ei lõikagi nagu ühelt poolt läbi hästi. Et kahelt poolt peab saagima. Noh, 15 tolli on ju see laipa ja puu paksus on tegelikult rohkem.
nagu selle ketiga lõpuni saagida. Siin on vaja teha veel mingi, ma ei tea, 6 lõiget või 7 äkki. Vot. Vaata ketti. Oh, kuum. Tõmbas siin lõpus päris kuumaks ära. Eks ta, jah, ta ei ole nüüd ülinüri, aga ikkagi mingit langetamist teha ei saa, aga vaata, mis see tagajärg nüüd on mul. Suured pakud siin. No niimoodi need üksteise otsa raduda, siis ta saab küll tõesti vabalt mingi ühe ruumi kokku. On päris kindel kohe selles. Vot siia lõppu välja. See puu on vanem kui mina, kusjuures ma olen 52 aastat vana praeguse seisuga. Ja see puu siin on, tähendab oli, teised ka on mingi, ütleme nii, et 65 äkki või 70. Võt. Vaata seda idülli nüüd. Vaata. Kuule, ma tegelikult nüüd panen selle kaamera teise kohta. Mul see metsakaamera, vaata, ei filminud üldse. Ma ju, oota, mis ma tegin? Panin selle paku mingi 2 aastat tagasi või millal ma panin selle? Ma mäletagi enam. Ma panin paku selle, et mõtlesin, et tuvi tuleb sinna. Ära terve seal. Et tuvi tuleks sinna või midagi. Aga ei ole kedagi, mitte ühtegi absoluutselt. Ma panen väikse videoklipi ka, et mitte ühtegi elukat ei käinud august sisse ega välja. Kaamera ometi filmib. Kuule, punane rind on. Kuule. See on, mu raadio mängib seal. Mu rõder siin, okei. See pakk on seal üleval ja siis see kaamera on ka päris kõrgel. Minu point on, et ma tahan selle kaamera panna oja äärde. Mitte ükski tegelane ei käi seal üleval. Ma olen väga pettunud, Ma olen väga pettunud. Tere! Suits on täis kogu põld, kusjuures. See ei ole minu suits. See tuleb sealt poolt. Näe, ma sain kaamera kätte ilusti. Huvitav jah, et nii vägev see elamine oleks ükskõik kellel, aga näete, kedagi ei huvita. Või kardavad nad. Palju mul see kaamera nüüd oli mul siin 2 nädalat äkki.
võib-olla siin ikkagi tulevad keegi, aga ma lihtsalt ma ei viitsi oodata. Ma liigutan natukene. Liigutan natukene asja. Siit alt on see päikesepaneel, mis mul siin seda toidab ja nüüd sa võta see ja anna mulle see. Nii. Selle päikesepaneeli ka ära siit. Tagurpidi on kusjuures. On päris raske kusjuures. Lihtsam vist on võtta mõnda rõdela nii kaugel. Mul jookseb Iisküla oja siit enda maja juurest suht ligidalt. Siit on nagu otse loomade ülekäigu koht. Nagu. Siin on näed, põdrad on näidnud. Põdrad ja ma arvan, et kitsed ka, näed, kitsed. Ma panin selle kaamera siia. Ma vaatan siis, mis saab. Päris huvitav oleks teada. Et paku juures ei olnud tegemust. Äkki saab siit mõne looma pildile. Oleks vinge. Vaata, kui ma lapsepõlves siin pesin ennast nende kivide otsas, kus juures. Need ei ole siis kuhugi liikunud selle ajaga. Ja, siin oli sild kunagi selle koha peal. Siin oli sild, jah. Täna 2. mai. Laupäevane päev on täna. Täna on see alasti kõndimise päev, alasti aias töötamise päev. Et ma siin saega lõikan, siis ei saa alasti olla päris. Ma ei tea, kui üldse YouTube ei tohi ennast alasti üles panna. Ei tohi vist. Peab kinni katma tagumiku ja noku. Aga selline päev on küll täna. Mul on vaja tegelikult ühte avalatti. Et ma vaatan, et seal on üks paras puu. Võiks selle haava alla lasta. Mul oleks vaja ülevalt ühte kaigast parajalt pikka. Täna on ju see talgupäev. Teeme ära talgud on täna. Ja ma teen ühe sildi, panen tagasi sinna, kus ta olema peab. Aga mul oleks vaja mingit kaigast sealt kõrgelt. Vaatan. On sirge. Mis ta on? Ja alumisest otsast ma saan küttepuid teha. Või ehk veel midagi. Okei, lasen alla selle. No, mõtleme. Saagol, või see kett on nii nüri oli eile juba. Aga nii palju ikka vast lõikab, et selle ära lõikab. Seda metsakuiva viilisin küll juba. Üldse metsakuivist nüritaski ära selle keti. Ma siin koha peal seda viilima ei hakka.
ei pekki, kett on ikka nii nüri, et ei saa läbi. Vahetan vist keti ära. Koor on mõnusalt lahti. Mõnus. Nüüd ma saan küll aru, miks kitsed ja jänesed seda haavakoort tahavad süüa. Tundub päris isu äratav. Näriks isegi tõesti. Vaata. Koorin selle kaika ära ja siis panen sildi siia külge. Nii, valma. Pikk ta nüüd on, ma ei tea. Ütleme pool meetrit kaevanda maa sisse. Ma olen Püssi linnas ja vaata, siin on, nad puhastasid seda jõge ju. Ma nüüd täpselt ei tea, mis jõgi see on, ta ei ole vist Purtse jõgi. No ma tõesti, ma olen praegu vastuse võlgu, mis jõgi see on siin, aga vaata, nad taastasid seda siin, puhastasid sellest vanast masuudist ja sellest õlist, mis siia oli kogunenud ja sellisena ta välja näeb nagu. Või oli siin mingi tamm hoopis või? Ma jään vastuse võlgu lihtsalt. Aga ma tulin näitan lihtsalt, et on korda tehtud. Korda tehtud. Ma ei ole siin üldse vist käinudki selle silla peal. Seal on sild. Jaa. Püssi Tuhamägi jääb sinna. Sinna tahaks ronida üks päev. Ma olen Mehidel. See on üks koht. Ja siin on ühed männid. Lugesin artiklit, mis aasta 1959 aasta artikkel lugesin. Ja siis oli 4 mändi. Praegu seisuga on alles 3 mändi. Ja kõige suurem mänd siis oli 3-meetrise läbimõõduga. Tähendab ringmõõduga nagu. Praegu ma vaatan, see mänd on nendest kõige jämedam. Nendest 3-st, mis alles on. Tollal siis, mis ma rääkisin, 1959 oli 4 mändi. Aga nüüd on alles 3 mändi. Ja vaata, no on vägevad. Seal on, räänid on tagunenud neid auke sinna. Niimoodi. Ja mis ma veel lugesin, et juba tollal olid need männid arvatavasti 300 aastat vanad. Et nüüd on aega mööda läinud, ma arvan, võib vabalt 50 aastat juurde panna. Ja siin on mingi vana see looduskaitse nii-öelda tähis, mis näitab seda ilmselt. Võt siin on see tammeleht või? Ja siin on mingi number 134. Ma ei tea, mis ajast see siis on, kas on Eesti Vabariigi ajast või on see nõukaajast. Selle kohta ma ei tea. Aga mul oli
vaat see kaigas, mida ma tegin, see silt oli siin ja see vedeles siin kaua-kaua, aastaid juba siin maa sees, maa peal nagu. Ja ma kogu aeg sõidan mööda, mõtlen, et vaataks nagu ligemalt seda. Ja siis võtsin selle kaasa ja panin nüüd uue posti talle külge ja panen seda tagasi siia, kuhu ta käib, see silt. Vist näitab, et need on Mehide männid. Vaata siin pool ka need vägevad augud. Ma ei tea, kas kaamera näitab välja või? Vägevad või? Vägev jürakas on ikka küll. Ja. Maa on käbisid täis. Mänd, mis on 350 aastat vana. Nende käbid on need. On ikka jurakas. Nii, see. Ma võtan autost. Hoia seda. Ma võtan autost oma tööriistad välja. Mehide männid. Panen ta tagasi sinna, kus ta käib. Silt oli siin. Ma aastaid sõitsin mööda, vaatasin, silt vedeleb maa peal. Seda auku nüüd väga sügavaks ei pea tegema, aga noh. Piisavalt sügav, et tuul teda viltu ei lükka siin. Inimene tuleb, lükkab viltu. Seda võib oodata, aga tuule või lumega siin. Ma arvan, et aitab seda sügavust. Natuke üle labid on. Ja see silt oli umbes sama kõrge ennem ka koos selle postiga. Mehide on üks väike koht siin Alutagusel. Siin kõrval on vana metsavahi maja on kohe siin samas, kus oli Mehide metsavahhtelas. Ja mis ma veel lugesin? 1959. aastal seda teed hakati ehitama. Siis, kuidas, ma ei mäleta, kas Kiviõli Tudu maanteed.
No. Ma loodan, et mõni inimene seda kangutama ei tule siia, siis tuul teda ümber ei lükka, siin nüüd on ta ka kinni siin. On ikka vägev ikka. Mõõdulint ei ole kaasas, muidu mõõdaks ümber mõõdu ära. No see. Nii. Lähen metsa tagasi. Mitte, et ma praegu metsas ei ole. Ma ostsin selle teibi, mis kaitseb putukate eest nii-öelda. Ma teen praegu nüüd õigesti või? Ma pean vist võtma kohe paljaks selle tagumise otsa. Vaat niimoodi vist äkki käib see asi. Ma panen, siin on 5 meetrit selles rullis. Tõmban siia. Igasuguste röövikute ja kahjurite vastu, siis et kui nad siit hakkab üles ronima, ta jääb siia liimi külge kinni nii-öelda. Mõistlik tegelikult. Mul on puid on nüüd, mitu mul on? 1, 2, 6, 7, 8 puud. Nad on väiksed. Väiksed alles. Nagu beebid peaaegu. Aga see puu on juba näed siin haige. Ta on see vähk on sees, ta ei ole üldse vana, aga mingi jänes näris ja hiired närisid selle koha ära ja mingi haigus tuli talle sisse ja siis hakkas koor maha tulema. Ma praegu veel lupp ei ole ära, aga ma üldse ei tea, mis ma selle puuga teen. Kas jätan või mitte, aga vaatame. Kuldrenett peaks olema. Jah, see on kuldrenett. See on hea puu. Ma teen siis ühe videoklipi sellest, mismoodi mina olen teinud pesakaste või pesapakkusid õigemini nii öelda. Siis ma ühe tegin, vaata, juba valmis. Siin on katusematerjal on vaja peale panna. Kuna ma olen olnud elus katusehitaja, siis ma tean, kui vajalik see on, et katusematerjal on vaja peale panna. Ja mida kõvem katus, seda parem. Isegi kivikatuse võiks siia panna, aga no loomulikult ei hakka panema. Kuuskvarna on abiks sel tööl mul ja siis vaata, mis ma tegin kõike. Ma ju katsetasin siin praegu mõnusat sükest asja. Ma arvan, et Rainile meeldiks, et Rain saaks seda ära kasutada kuhugi. Või hakka kas või müüma. Vaata, kui mõnus materjal süke, mis pikki kiudu saagides saab, nagu tuleb välja.
hästi mõnus. Praegu on ta kergelt niiske kusjuures. No nii, oota, ma võtan kiivri ka vist või? Panen igaks päev muidu ajan omale silma. Pean oma silma hoidma. Ma pean oma seda silmatera hoidma. Kõrvu ka. Ja teie kõrvu. Televaatajate kõrvu peab hoidma. No mis sa nüüd tahad saada? Ei taha käima minna? Katuse ots on olemas. Ma lõikan sealt uue. Olen laiem. Saag on hästi, tähendab, kent on nii terav, et raske on kinni hoida, jõud on nii tugev, on hästi võimas saag. Räästama ka. See on katuse kalle. See on üks küll. Materjali tuleb, mõnus materjal. See pikki kiudu lõikamine
rapsib nii õudselt, et peab hästi hoolikas olema. Kui oled saemees. Aga ma lõikasingi läbi, et see kast läks untsu, ütleme nii. Jah. Näed, vaata, ma lõikasin läbi liiga sügavalt sisse. See läks perse omadega. Seda ei saa kasutada. Teen uue. Vaat. Mis sitasti see uuesti? Kütus sai otsa. Johka ei tii. Võin uue kütuse. Saag on nii võimas lihtsalt, et ei tunneta seda momenti, kus võib läbi minna. Näiteks siit läks läbi, vaata. No mul ei ole rohkem midagi teha. Nii jääb. See aasta ikka kestab ära. Ei hakka ju silikooniga parandama seda, on ju. Ma arvan. Nii, see oli selle oma vist. Ma olen lasknud tavaliselt mingi paari kruviga kinni. Ilusti kinni. Lõikan veel selle katuse serva maha tal. Ja katus on olemas siin, mis ma juba tegin. Väga vinge jääb.
mis pidi ta panna, ilusam oleks nagu. Nii on väga ilus. See saag on jah nii võimas, et ta tõmbab sisse ja ei tunneta seda hetke nagu. Ja mis on kõige olulisem veel, sissekäigu ava pean tegema. Ja ma teen ta paksema poole pealt. Praegu, oota, mõtlen natukene. Et jääb vastu pidi siis. Okei, ei tee. Teen siit poole pealt. Õhema poole pealt nii. Mul on spetsiaalne puur kohe lindude pesakastide jaoks mõeldud. See puur on 2,8 sentimeetrit. Kus see katus nüüd oli? Siin oli. Siia peale võib panna veel selle katusekatte materjali. Ja ongi valmis. Puu otsa panna ja võib tuunida neid otsa siit. Kas on vaja seda teha? Tegelikult ma võin proovida. Ma siin lasin natuke ära, et selle katuse tegelikult pole vaja ka vist. Ei ole vaja. Väga hästi tuli välja. Üks lõige, mis sisse läks, on natukene jama. Aga selle lõikega tõepoolest ma panen ühte möksi sisse siia. Nüüd tuli katus küljest ära. Ma ei lasknud sisse, vaata. Paneme uuesti. Tegijatel juhtub kõik asju. Vaata. Ma lasin natuke kaugele need kruvid. Niimoodi, me vaatame siit selle õige koha üldse. Peaks jääma siit. Ja siis siit. No nüüd on küll kinni. Ei ole või? Huvitav. Saavapuu on nii pehme siis või? Oota. Panen siis pool vilti. Jah, nüüd on hästi. Nüüd on küll kinni täiega. Noh, ega see katus ei pea olema siin, ma ei tea, kui kõvasti kinni. Ja noh, väga tähtis on see, et saaks selle bituumeni siia peale. Praegu on küll ilus looduslik, aga lihtsalt ta mädaneb ära, vaata. Aga bituumen peale panna ja on üks jõus elamine jälle see, kuidas öeldaksegi, noore pere elamu on valmis. Kuule, tegelikult ma mõtlesin, et siin on mingi uitmõte käis läbi, et kui iga subscriber, kes minu kanalit hakkab tellima, saab sihukese pesapaku, siis ma ei tea, kas see on liiga palju pakutud. Äkki tuleb mingi 100 tükki ja siis ma ei jõua neid valmis teha. Aga võib proovida. Et selles suhtes
viljelen sükest rohelist eluviisi. Vaata, puhkepaus on praegu. Idüll. Nii, ma lasen sealt, tegelikult seal on palju neid metsakuivasid, aga ühe lasen siia samasse, kuhu ma teen riida, nii-öelda. Sealt ülemisest otsast ma saan teha sellised riidaalused. Ja pärast on vaja lasta lihtsalt nüüd ülejäänud puud alla sinna. Mul on ju palju neid siin, need metsakuivasid siin. Vot. No vaata nüüd õhtu on käes. Näed, siin mõnus korvitäis seda materjali. Ega ma täpselt ei teagi, mis ma sellega teen. Võib-olla annan sulle. Aga need noore pere elamud said korraliku bituumen katuse. Ja siit ei tule enam midagi läbi. Vihm sisse ei saa. Siit rähn hakkab taguma, sinna annab ikka taguda, kui ta tahab poegi kätte saada, sinna on ikka tükk maad on minna, sinna on mingi 7 sentimeetrit seda avaust nagu. Noh, ütleme nii, et lükkan näpu sisse, mingi 8. Sellised mõnusad haavapakud. Ma ei tea, panen üles ka äkki või? Kas ma jõuan kõiki asju teha? Ma pean tegelikult puid raiuma, vaata veel seal. Ma tegin puurida aluse tegin. Kas ma jõuan kõike teha? Ma põletan siin need oksi. Vaat see on see väärtkraam. Seda on veel siin. Tere, maa on täis. Ja siin on see puurida alus mul. Selle pikkus on 7 meetrit. Laius on meeter. Et tuleb suuremat sorti riit. Eks ma alustan sellega siis täna äkki või? Vaatame. Et tööpäev on läbi tegelikult. Ma ei tea, palju kell on üldse. Seda ma ei tea. Siin on nii kuum. Joh, ei tei.
päriselt siin on kuum. Vaat siin me põletasime ju seda metsavärki. Panen kana panen. Mul sellel kaameral on tegelikult olemas see lamp ka, aga ma tõesti, ma ei viitsi praegu seda välja võtta. Ma arvan, et äkki on näha midagi on näha. Ja kui ei ole näha, siis vähemalt kuulda on. Siis on vähemalt kuulda, mis ma räägin ja mis ma teen. Ma panen kana panen grilli peale ja panen lõkke peale. See on päris kuus. Nii. Pole päris kuum. Jõhkralt kuum. Assa raisk, kui kuum on. Siin on sitaks kuum. Ma pean minema eemale natuke. Teeme varu variandi. Võtan siit paar haavapakku. Teeme niimoodi seda asja, et see kana jääks siia alla. Ma tõmban selle süsa siia alla talle. Jõhkralt kuum on. Otsa raiskus kuum. Oi. Siin peab kindlalt kätte panema. Nii on palju kohe. Tõmbame süsa alla siia. Kas niimoodi saab või? Peaks saama, jah. Süsa alla siia. Natukene eemale veel. Nii. Niimoodi proovida. Äkki saab teha. Ma arvan, et saab hästi. Vaata sellisel tõelise nomaadi kombel teen nüüd grilli. Täitsa nagu päris lõkke peal kohe. Siin all on see suur hunnik puid, mis sai põletatud ja siin tõmbad ainult süsa siia vahele. Nii mõnus. Ja ma ei tee mingit erilist asja, ma teen tavalist kana. See tütarlaps, kes minuga koos on, hästi ilus tütarlaps. Ta maitsestas selle kana ära juba enne mind. Ja nüüd mina ainult lihtsalt siin grillin, vaata kui mõnus elu. Ma olen nagu see Iraani šah, vaata. Istun peaaegu vaiba peal, ma olen ainult, et siin on muru, aga istun niimoodi istun. Ja lihtsalt naudin elu. Tuleb välja, et see kaamera tuli, mis käib siia kaamera peale, ongi nagu reaalselt üks parimaid asju üldse. Ma üldse ei teadnud, ma unustasin ära vaata, et selle kaamerale, GoPro'le käib see ümbris ka ju juurde. Ma saan panna mikrofoni siis, et kui ma räägin
ise olen kuskil eemal ja mikrofon on näiteks enda küljes, siis saab selle liita siia juurde. Aga niimoodi mõnus. Grillida. No mis grill ta on? Pigem praadimine, aga noh, süte peal kana praadimine. Mis ta on nüüd olnud juba siin mingi äkki 15 minutit ja midagi. Et ma arvan, et on juba peaaegu valmis, et siin natuke lasta veel. Et ülalt seda süsa juurde, et saab sükest särtsu talle naha külge. Mõnus. Igastahes nüüd on valmis. Päriselt kohe. Oi, mõnus. Kuum. Kuule, ma lasen hea maista. Hea tööd sulle. Ole hoitud. Take care. Hoia oma lipp kõrge ja saba püsti. Esimese panin siia, kus ma neid puid raiusin. Samas siin põristamise eest panen pesapakud üles. Häirisin ju lindasin paar päeva. Esimese siia, vaatan kuhu teise panen. Nii, teise panin siia kase külge. Siin, kus ma neid puid tegin. Iga kord ikka, kui siin metsast puid raiun või midagi siin langetan, siis teen lindudele ka kohe samaaegselt. Üritan levitada sellist rohelist mõtteviisi teile.